Hei, mina Piret siin. Eelmises videos ma rääkisin oma paranormaalsetest kogemustest, mis juhtusid minuga minu eelmises töökohas. Ja neid lugusid oli nii palju, et neid ühte videosse ära ei andnudki mahutada. Nii et kindlasti vaata eelmist videot, sest et seal on osad lood ning ülejäänud lood on siis selles videos. Vähe sellest, et kummalised asjad öösel juhtusid, siis juhtus ükskord päeval minuga selline lugu. Oli hommikupoolik, oli arvatavasti kevad või suvi. Igatahes oli juba väljas suhteliselt soe, sellepärast et majja ühe sissekäigu asemel oli võimalik majja siseneda kahest maja otsast, ehk siis koridori ühest otsast oli üks uks, seal oli selline kunstipoekene ja siis maja teisest otsast oli teine uks, siis kus sai nagu kunstikooli poole tulla ja hommikuti olin mina ka justkui valves, et kui keegi tuleb, otsib ülemust või midagi, siis ma kas juhatan teed või ütlen, millal ülemus tuleb või kui on vaja galeriis midagi näidata, siis teen seda. Igatahes ma olin kogu aeg valmis, et inimesed võivad tulla ühest või teisest uksest ja üritasin kõigile abiks olla. Samal ajal olid ka osad õpilased tulnud juba varem tundi ja vaikselt tegelesid seal oma asjadega. Ja üks hetk ma kuulsin justkui selja tagant või et keegi nagu oleks tulnud, meesterahvas, ja ütleb, et no tere siis. Ja mina muidugi pöörasin ringi, vaatasin, et kus see inimene on. Ise veel mõtlesin, et see kõlas täpselt nii, nagu see inimene oleks mind teadnud. Ja ma nagu ehmatasin ära, et ma ei ole ülemus, et arvatavasti keegi tema tuttav ja ajab mind temaga segi või midagi. Vaatasin siis ühe ukse peale, ühe koridori peale, et kuhu ta nüüd läks või kus ta on. Siis vaatasin teise koridori peale ja nagu ei saanud aru, et kus ta nüüd kadus, et alles ta ju hõikas. Ja ma mäletan, et ma küsisin veel selle õpilase käest, kes seal maalis, et kus ta läks. Ja tema küsib minu käest sihukese kohkunud näoga, et kes? Ja mina ütlesin, et no see, kes tere ütles praegu. Ja siis see õpilane vaatas mulle sellise näoga, ütles, et mitte keegi ei öelnud tere. Ja mul oli nagu päris kõhe, sellepärast, et see oli täiesti konkreetse häälega, võib-olla natukene kaugemalt, nagu ta oleks poole koridori pealt õiganud, et no tere. Ja ta ei saanud ka selle ajaga kuskile tagasi minna ja kui seal oleks keegi inimene olnud, siis see õpilane oleks raudselt seda kuulnud, sest et ma kuulsin seda täiesti selge konkreetse häälega. See ehmatas mind päris ära, ma mõtlesin, et ma ei ole nagu üleväsinud ka, et hiljem, kui meil oli vanemate inimestega selline arvutiring, kus me olime seal teise koridori peal ja istusime vanaonukestega arvutites, kes siis seal mida arvutis tegi, mina aitasin neid juhendasin ja samal ajal oli koridori teises otsas, seal kus see sopp oli, kus ma varem ööbisin, oli seal üks teine tund, seal oli inglise keele tund ja seal olid ka õhtul täiskasvanud ja omaette. Et maja ei olnud tühi ja meie istusime siis seal onukestega seal arvutite juures ja üks hetk kuuleme mingit tohutut pauku. See oli selline hääl, nagu kõrval ruumis oleks kas kapp ümber kukkunud või seal koridoris veel olid sellised plaaditud seinad. No siuke tunne, et vastu neid plaate midagi või nagu toru oleks katki läinud või nagu keegi oleks mingisuguse suure asjaga virutanud vastu seina või no see oli ikka kõva mürakas. Ja veel niimoodi, et need mehed ehmatasid ja tõusid püsti ja me läksime nagu vaatama, et nagu mis juhtunud on, et nagu mis juhtus, mis pauk see käis. Ja käisime ringi ja mitte midagi kuskil ei näinud.
kõik asjad olid omal kohal, midagi ümber ei ole läinud, mingi toru ei olnud kuskil katki läinud, aga inglise keele tund seal teises koridori otsas, pidage meeles, seal ei olnud ka uksi vahepeal, et selles mõttes meie kuulsime nende mõminat, nende suminat, kui nemad oma tundi andsid ja nemad ilmselt kuulsid, kui meie seal ringi käisime ja midagi otsisime. Peale tundi siis, kui inglise keel oli läbi saanud ja nii, ma küsisin oma ülemuse käest, et kas teil juhtus midagi või et mis suur kolakas see oli. Ja siis tema ütles, et mis asja, nemad ei kuulnud mitte midagi. Ja see lihtsalt ei ole võimalik, et nemad olles seal põhimõtteliselt kõrvalruumis mitte midagi ei kuulnud. Nii et see oli üks järjekordselt väga kummaline asi, mis minuga seal juhtunud on. Ja seda nägid, kuulsid ka teised inimesed ja nemad ei osanud ka mitte midagi selle kohta öelda. Mingi hetk meil tekkis õpetajatel päris omaette kinnine ruum, kus me saime siis oma asjad jätta ja ööbida ja see ruum tundus palju mõnusam, turvalisem ning seal oli palju parem olla, kui siis seal liikumistee koridori peal. Ma ise mõtlen, et võib-olla üks asi, miks seal ruumis oli nii mõnus olla ja hea ja turvaline, oli see, et selles ruumis oli lakke joonistatud üks suur ingel. See oli ühe õpilase lõputöö. Mul oli selline tunne, et just kui see ingel valvaks seal ruumis ükstapuha siis kelle eest, kes seal ruumis oli. Ja seal ruumis oli päris mõnus ja turvaline olla. Kuigi seal olles ka ma ikkagi kuulsin ja tundsin, et parem on, kui jätta mingi väike valgus põlema või muusika mängima. Ja see oli näiteks täiesti tavaline, et öösiti lihtsalt kuulsid, et keegi tegutseb hoovis. Seal siis vanas lossi hoovis. Pidevalt oli siuke hääl, nagu keegi tassiks mingi käruga mingeid kive või midagi. Ma veel ise mõtlesin, et huvitav, et see on nagu muinsuskaitse all seal need varisenud kivid, et kas siis keegi öösel varastab neid või tassib neid. Samas hommikul jälle oli kõik alles, nagu tundus, et midagi nagu seal veetud ei ole. Siis teine asi, mis tundus imelik, oli see, et mulle tundus, et keegi akendest vaatab, et kuigi see aken ei olnud otse minu suunas, et see aken oli nagu külje peal ja see väga hästi sellest aknast ei näinud seda kohta, kus ma ööbisin, aga mul oli ikka selline tunne, et äkki keegi aknast mingi vaatab selle, kuidas ma magan, et nagu veits imelik. Peale seda, kui hakati lossihoovi öösel lukku panema, ehk siis väravad olid lukus ja ma ise teadsin, et mina olen seal lossihoovis lukus, majas lukus, kinni, sinna hoovi ei saa noored tulla ega midagi. Ja ikka ma kuulsin praktiliselt iga öö kuskil 12 ja öösel kella 2 vahel pidevalt nagu mingi seltskond jutustaks või sosistaks, räägiks oma vahel. Või mul oli kogu aeg selline tunne, et keegi on akende taga ja nagu arutavad midagi oma vahel. Et nagu ma ei saanud aru, kas nad nagu minust räägivad või mõtlesingi mingi hetk, et mingid noored seal jutustavad, aga samas kui väravad olid lukus ja seal nagu inimesed enam öösel ei käinud, siis mulle nagu tundus, et okei, ma hakkan vist nagu hulluks minema. Aga seda ma tean, et mitte kuskil mujal kodus, kuskil mujal kellelgi teisel külas olles mul kunagi ei olnud nagu selliseid asju, et ma nagu teadsin, et nagu see ei ole minu mõistusega seotud, et no siis, kui ma igal pool kuuleks, no siis ma saan aru, et mul on nagu katus sõidab ja aga see oli just alati seal olles. See koht, kus ma siis hiljem ööbisin, kus oli nagu mugavam, parem olla, ma tundsin, et nagu sinna ruumi nagu miski ei tule, et seal tundus, et kõik on nagu väljaspool seda ruumi, et mul seal ruumis endal on hea olla. Et ainus, mis siis mind ükskord ka väga ehmatas, oli see, et selle ruumi kohal, kus mina olin, oli jälle üks suur avatud ruum, mis seal oli minu teada kas ajakirjandusmuuseum või midagi seal mingi aeg. Ja ma teadsin ka, et seal ei ole ju öösel mitte kedagi, eriti kui värav on lukus.
no vahel keegi õhtuti käis veel midagi seal asutustes, aga noh, siis oli kuulda, et auto sõidab lossihoovi, et noh, väravad tehakse lahti, et nagu sa kuuled seda, sa tead, et keegi nüüd tuli. Aga seal ma teadsin, et mitte kedagi majas ei ole ja üks öö ma lihtsalt kuulsin, kuidas minu pea kohal siis teisel korrusel lihtsalt mingisugune uks lõi pauguga kinni ja siukse kolakaga ja just nagu minu pea kohal kuskil nendest ustest. Et ma nagu panin plaks silmad kinni ja teesklesin, ma ei ole midagi kuulnud, näinud, ma magan, ma ei tea midagi, trallala, kõik on hästi. Mina jäin sinna majja ööseks, aga õhtuti üks mu töökaaslane tegi seal keraamikaringi ja et sellisel juhul, kui oli see keraamikaring, siis oli nii, et ülejäänud maja pool oli pime, tuled olid kustus ja ainult keraamikakoja ruumides siis tuli põles ja kui sa tulid sinna ringi, sa tulid välisuksest sisse ja kohe pöörasid paremat kätt ja oligi keraamikaring. Ja siis mu see töökaaslane rääkis mulle ükskord sellise loo, see oli siis, kui mind seal ei olnud, et mina seda ise ei näinud ja kuulnud, aga mu töökaaslane rääkis seda mulle. Et ükskord oli üks ema oma väikse pojaga seal keraamikas ja seal, noh, väiksel pojal oli seal igav vist, et tema seal saviga ei teinud ja tema seal koridori peal vahepeal seisis ja nagu midagi seal mängis omaette ja tegi. Ja siis ta oligi nagu seal koridori, vaatas sinna nagu pimedasse nagu koridori ja oli seal nagu selle välisukse vahet ja niimoodi kõndis ja midagi nagu rääkis seal vahepeal, et siis selle lapse ema läks vahepeal küsis nagu, et kellega sa nagu räägid. Ja siis see mu töökaaslane nagu ka läks veel, ta arvas, et äkki keegi veel tuli sinna nagu keraamikaringi, et võib-olla ta läks kohe otse WC-sse, mis siis oli vasakut kätt nurga taga. Igatahes ta läks küsis selle poisi käest, et kus ta läks ja kellega sa rääkisid. Et arvates siis, et vastus tuleb, et ta läks sinna WC-sse, see mees või naine või kes iganes tuli. Aga laps vastas selle peale, et mis mõttes, et ta on ju siin samas. Ja mitte keegi teine ei näinud mitte kedagi ega mitte midagi seal. Ja seesama töökaaslane, kes seal siis keraamikat tegi, tema pojad tulid talle autoga õhtuti järgi ja nemad õhtuti kunagi nad ei tahtnud sinna keldrisse tulla, isegi siis, kui tuled põlesid, isegi siis, kui nende ema seal all oli, et nemad ootasid väljas ja autos, sest nendele ei meeldinud seal õhtul olla, nad ei tahtnud seal olla, neile tundus see ebamugav ja kõik. Sellega seoses veel seesama töökaaslase poeg rääkis ühel grilliõhtul, kui meil oli viimane grilliõhtu nende õpilastega, kes siis seal lõpetasid tookord. Igatahes nad rääkisid mulle sellise loo, et ükskord, kui nad olid kuskil sünnipäeval või mingil koosolemisel olnud, samamoodi nad rääkisid sellest lossihoovist ja kõigest selliseid õuduslugusid, et neile ei meeldi seal olla õhtuti või noh, muidugi kõik õpilased seal ei olegi õhtuti olnud. Aga see, kelle ema seal töötas, see siis rääkis, et nad ükskord tahtsid siis seltskonnaga nalja teha ja mõtlesid, et hilisõhtul öösel, et nad helistavad sellele kooli lauatelefonile, et äkki siis võtab keegi telefoni vastu. Et tookord ilmselt ei olnud mina öösel seal, aga mitte keegi öösel seal, sest et mina mingit telefoni helinud kuulnud ei ole ja ma ei olekski saanud kuulda, sest et minu ööbimiskoht oli hoopis teises maja otsas, kus oli telefon. Aga igatahes nad olid helistanud lauatelefonile, kus ei ole näha, kes helistab. Aga nad olid oma mobiiltelefonilt siis helistanud sinna lauatelefonile ja mitte keegi muidugi ei võtnud vastu, sest et noh, maja oli tühi ja keegi ei saanudki seal olla. Aga natukese aja pärast oli poistel telefon helisenud ja tagasi helistas seesama lauatelefon sealt öisest keldrist ja kõik super kartsid ja keegi julgenud seda telefoni vastu võtta. Creepy.
minu viimane tööpäev seal oli suure kergendusega, et ma ei pea selle enam ööbima. Ma veel mäletan, et ma tol päeval palju julgemalt rääkisin nendest hulludest kogemustest seal, sest ma teadsin, ma ei pea rohkem öösel siia jääma, ma võin nendest asjadest rääkida, ma ei pea selleks õhtul kartma. Ja ma mäletan, et mul oli viimane päev ja ma läksin üles galeriisse veel tulesid kustutama ja ma mäletan, et ma olin seal laka peal ja mõtlesin, et et ma olen nüüd siis viimast päeva siin, et head aega siis, kes iganes siin ei ole, et minu viimane tööpäev ja rohkem me ei kohtu. Ja ma seisin seal nii-öelda laka peal seal galeriis ja ma kuulsin, seal oli puitpõrand ja ma kuulsin, et keegi nagu eemalt oleks kõndinud vaikselt. Mitte nii kõvasti nagu päris reaalsuses keegi oleks kõndinud, vaid nagu ma tundsin, et nagu see on lähedal, aga see oli nagu vaiksem nagu hääl. Ja ma kuulsin, et keegi nagu kõndis minu selja taha ja jäi minu selja taha seisma ja ma ei vaadanud taha, ma teadsin, et seal kedagi ei olnud. Ma ütlesin, head aega ja läksin minema. Ja mul oli siuke tunne, et nagu see keegi, kes seal oligi minuga tulnud hüvasti jätma. See oli päise päeva ajal. Samas ma nagu ei tundnud nagu hirmu, kuna see oli päeval. Aga see oli nagu minu hüvasti jät sealsega. Et jah, mingi aeg võtsid minuga ühendust mingisugused Eesti tondipüüdjad, kes siis on käinud erinevates kohtades ja siis ka filminud ja uurinud. See vist ei olnud küll see sama seltskond, kes ühte seda saadet tegid, mis nagu telekas jooksis, aga jah, mingi seltskond selline see oli. Igatahes see seltskond võttis minuga ühendust ja ütlesid, et nad on juba kokku leppinud ja rääkinud, et nad lähevad sinna keldrisse siis filmima ja siis oma seadmetega mõõtma ja vaatama. Ja enne sinna minemist nad tahtsid veel minu käest üle küsida, et kus siis on võib-olla kõige mõttekam kaamerad üles panna ja kus ma midagi kuulnud või näinud olen. Ning pärast siis, kui nad olid selle ära käinud, ma siis küsisin, et kas nad said siis midagi video peale või mida nad kogesid, nägid. Siis nad nagu alguses nagu ei osanud nagu midagi öelda väga, et otseselt, et midagi nagu video peale ei jäänud, et laka peal seal galeriis olles nad nagu tajusid ja kuulsid küll mingist aktiivset tegevust, et nagu see lakapealne oleks elanud, millest ma saan väga hästi aru, mida nad mõtlesid, et see sama, mida ma tundsin seal ööbimisruumis, et justkui seal hoovis tegevus kogu aeg käiks nagu summutatud vestlus või hääled, et laka peal nad olid nagu midagi sellist tajunud. Samal ajal nad jätsid oma kaamerad filmima alla selle koridori peale, kus siis mina nagu varem ööbinud olin ja kus siis see väike poiss kedagi nägi. Ja siis nad ütlesid, et senikaua kuni nad olid laka peal, siis alla olev kaamera oli filminud ja järsku oli video ära katkenud ja lihtsalt see statiiv, konkreetne statiiv, mis on ju tugevalt jalgadega maha toetav, lihtsalt see statiiv oli ümber kukkunud. Nagu oleks pikali löödud. Ma ei tea, seda ei ole lihtne isegi inimesel teha. Sa pead ikka jõudu kasutama, et nagu see statiiv ümber lükata, et mingisugune tuul või õhk või midagi ei saa seda statiivi niimoodi ümber lükata. Et selline lugu siis nende puhul. Aga jah, praeguseks ongi siis kõik sellega, mis minuga seal lossihoovis, seal töö juures juhtus. Mul on veel igasuguseid lugusid, mis minuga on juhtunud, aga need on juba seotud teiste kohtadega. Et kui te tahate neid lugusid kuulda, siis kirjutage kommentaaridesse, et te tahate veel paranormaalseid lugusid kuulata ja ma räägin ka nendest. Aga jah, sellised need lood olid. Kohtumiseni järgmisel korral ja tšau!